No nii, on ujutud, varesed saadanud kraaksuvad. Kronoloogid käisid ka ujumas, see paarik, kellest ma rääkisin, tuli just siis, kui veest olin välja tulnud, tuli ka ujuma. Aga nemad kastavad ennast korra seal hästi selles madalas kohas sisse, korraks siis tõmbavad minema, aga ikkagi jah, kronoloogide olemuselu on häiriv. Soovin, et oleks ainult inimesed, kes juhinduvad sellest taevast ja kõik. Aga seda on palju tahetud. Nii, külm, jah, aina külmemaks läheb. Jälle unustasin, kuidas mütsi maha. Täna panin ka mütsi valmis ja jälle unustasin maha. Täielik. See on juba mingi degeneratiivne haigus. Seoses mul tuli teadus jälle meelde, teaduslik mõtlemine, mis on muutunud mingisuguseks ebausuks, sest ei ole midagi teadusega midagi enam tegemist, see on ka vähe tegemist. Aga selle mingis mõttes on alati natukene olnud, et enne kui see võõkhullus ja see hullus neomarksismus algas, kunagi ammustel aegadel, kui ma olin noor, siis ma sattusin Barcelonas õpetama inglise keelt grupile teadlastele. See oli selline tore aeg, kus olid teadlased ja ülikoolide õppejõud ja mul oli nii palju õppijad, kes olid ülikoolide õppejõud ja teadlased ja sellised, ütleme sellised tippklassi tegelased, kes ei osanud inglise keelt, oskasid väga vähe, väga madalal tasemel. Et praegu see enam niimoodi ei ole noorte seas, eks ju, ajad on muutunud, mis on ka muidugi, sellest on tegelikult kahju, sellepärast, et see keeline mitmekesisus kaob ära, kõik oskavad inglise keelt, sest kui nii oskad, sa võid ju ka rääkida, eks ju, ei saa hakata rääkima kohtus, kus tegelikult ei peaks, jah. Keelne hügieen kaob ära. Aga ja siis oli jah, et see teadlaste grupp oli mul ja käisin nende selles uurimusinstituudis, mis neil oli, see väga peen koht oli. Seal õpetasin neid ja siis nad ütlesid mulle, et nad ei tohi alati teadust teha. Ja see oli minu jaoks väga üllatav moment, et teadlased teevad ju teadus, et ühes kohas ei tohi. Nad tulisid neid degeneratiivseid haigusi, Alzheimer ja sellise Parkinson ja mis nad on. Ja siis ütlesid, et degeneratiivseid haiguste vastu on väga hea see suitsetamine. Aga ei tohi ühtegi teadustöö üldse kirjutada, et see on kasulik. Sest laused, et suitsetamine on kasulik, et ei tohi ühtegi teadustöö üldse kirjutada. Kuigi see on teadus. Ja selles mõttes, et jah, et kehale ta ei ole kasulik. Aga jah, et kui te, et Alzheimer enda vastu, on küll. Eeldates siis ei tule seda, kui ma suitsetan. Jah. Vaata, see oli juba esimene selline märge, esimene võukpääsuke, nagu öeldakse. Aga mille peab tänulik olema peale need hommikuste ujumiste, mis on kuninglik meelelahutus, sest kuningal sellist luksust juba ei ole, nagu ma oma eelmises mõtiskuses seletasin, et tema ilma turvameseta nagu ei saa. Et kui ta tuleks ujuma, siis ta peaks enne mingi kortees musti autosid läbi sõitma ja see kass, kes mul käis jalga hõõrumas, kui ma tulin, see kass oleks hirmunult põgenenud, kui ta seda kortees oleks näinud. Siis peab tänu avaldama kõrvalvoolule. Et miks kõrvalvoolule, et seal on teemad, mis terve mõistus on suures alles. Et see jutumärkides teaduslik mõtlemine, ma ei tea, kuidas see kutsudagi, on teinud tabu teemasid liiga palju. Üks, ma tean, miks teema praegu on see sooteema, eks see sugu, et püüavad seal väita, et on rohkem 2 sugu, mis on teaduslikult täiesti vale. Teaduslikult on ainult 2 sugu. Võib rääkida, eks see on need hermafrodiidid, keda praegu see intersex inimest, nad on tegelikult ka, neil on taustal üks sugu, et tegemist on ikkagi deformatsiooniga, selline mutandid, et nad ei suuda palju, nad ei suuda ei mehena ega naisena lapsi saada. Et jah, et tõene vahesooline oleks see, kes suudaks nii sigitada kui sünnitada, kumbagi ei suuda, nad ei suuda mõlemad teha, eks. Kumbaga minu arust ei suuda. Aga selleks, et olla vahesooline, peaks mõlemad suutma, eks. Ja see on see, ja taustal on see sugu tegelikult on. Et kui teha näiteks veretest, eks. Ja see on 2 sugu. Ja püüdaks mulle selgeks, et see on minu arvamus, et on 2 sugu. Ei, see ei ole minu arvamus, see on fakt. See ei ole kellegi arvamus, see on fakt, see on reaalsus. Jah, see on reaalsus. Aga siis surutakse selles näiteks, siis saab mõnda töökohta, kus on ankeete näiteks ja mingid paberida täite, kus on kohe kirjas mitu sugu, eks. Ma pidin uurimusel osalema ja ma olin täitsa nõus, võtsin tasuta, mingi probleemi.
räägin nii palju, kui tahate. Aga siis anti mulle enne täitmiseks ankeet ja seal oli mitu sugu, ma ütlesin, et ma ei osale ühelegi uuringul, kus on küsitakse, kus on rohkem 2 kõik. Ja püüdsin muidugi hakata musta valgeks rääkima, valget mustaks nagu ikka, aga ma ütlesin, et ei. Aga kui sa töötad näiteks mingisuguses kohas ja seal on sellised ankeedid, siis juba muserdab, sa ei usu sellest ja saad öelda, et kuulge, mina ei ole seda, mina sellist asja ei taha. Miks ma pean? Miks ma pean elama? Ja kui see koht nagu väidab, et ta on teaduslik. See ei ole teadus ei ole. See on muinasjutt. Sa võid mingi kategooria või mingisuguse, et ma olen nüüd, ma ei tea, lumivalguke või keegi seine, eks ma võin välja mõelda, ma olen Alice imedama. Aga jah, ei. Nii, ja siis siin on jälle mingisugune taara. Mis on? See on sõbralik õllepudel, mille saab kaasa võtta. Nii. Nii, ja siis jah, ja kui sa oled kõrvalvoolunud selle soo teemaga, siis mis ma avastasin oma suureks üllatuseks, ma ei ole isegi, kuna ma mingil mõttes ka peavalu poolt aju pestud, eks siis kõik me natuke oleme, sest ei ole võimalik kogu infot saada, eks ju. Siis, kui kardan neid jooksi, siis avastasin, et internetis on olemas inimesi, kes elavad transseksuaalid või sellist elustiili, kes näevad isegi välja vastasfüüsikud niimoodi, et kui tänaval vastu tuleb, siis kui sa väga kullipilguga vaatad, siis sa võib-olla ei saagi aru, tegelikult isegi kullipilguga vaatad ei saa aru, sest need on juba niivõrd nii hästi tehtud, eks ju. Siis, ja kes ütlevad täiesti nagu mina, täpselt sama juttu räägid, mis mina, et olemas on 2 sugu. Näiteks on väga sümpaatne, kelle podcast'e ma olen vaadanud ja ma ei ole kõigega nõus, ta räägib, kindlasti ei ole, sest tegemist ka endise pornonäitleja, eks ju, ja see Buck Angel, kes küsida, mis soost ta on, eks ju. Tüüpi välja nagu selline turske habemik mees, eks ju, musklites, eks ju. Kuigi kui ta pornofilm on, siis jah, alasti teismoodi välja. Kui häirima, kahjuks ma olen liiga uudisimulik ja guugeldasin ta pornolast elu ja leidsin filmi, kus ta seksis ühe trans, kuidas öelda, see, kes on tegelikult mees, aga on nagu naiseks tehtud, aga mõlemad on altpoolt, eks opereerimata. Ja siis selline, see aju läks väga lühisesse sellist asja näha, sest ülevaltpoolt on mõlemad nagu sellised, üks on turske mees ja teine on selline rinnakas naine, eks ju, ja siis altpoolt on vastupidi, nagu peaks olema. Jah, ei oleks pidanud seda vaatama, aga uudisimu sai kahjuks võitu. Ja siis ta on selline väga selline, täpselt sama juttu räägib mina, küsida, mis soost ta on, ta on naissoost, et seda ja sugu pole võimalik vahetada. See ongi see, mida nad ütlevad. Ja tema saadetes käib palju selliseid inimesi, kes on samasugused ka ütleme, transseksuaalsed inimesed, kes on täpselt samad ütlevad, et ei, sugu ei saa vahetada, aga mida saab teha on see, et on olemas selline vaimne häire või selline häire seisund, ütleme, nimesid või mitu panna, mis on see soodüsfooria, mis mõned inimesed, et selleks, et võitu saada, eelistavad elada oma elu nagu vastassoost isikud. Ja see on kõik, mida nad tahavad. Kas ma sellega lõpuni nõus olen? Ütleme nii, kui mina ärkaksin homme üles ja tunneks, et ma olen vastassoost, siis ma ei teeks mitte midagi. Ma elaksin täpselt elada samamoodi nagu praegu. Ja sest see enda lõikumine ja kõik see hormoonide võtmine elu lõpuni ja see on karmid värgid. Ja selles on nad ütlevad ka, et nad on väga vastu lastele seda tehakse. Nad on väga vastu, kui inimestele seda tehakse, kes ei ole väga pikka aega oodanud. Ja see on räägime ka aastatest, eks pikkadest aastat, mitte nii, et nagu tänaval juba. Ja aga ütleme nii, et kui Buck Angeli sugune inimene tahaks ma ei tea, juua taga kohvi ja vestelda ja sõbralikult, no problem, mitte mingit probleemi ei oleks, täiesti ja mis oli nüüd see Charlie Kirki see mõrv, mis oli, on Charlie Kirki selles saates käinud ja näha, kui viisakalt, kui sõbralikult, kui soojalt, et 2 inimest omavahel vestlesid. See, kes räägib mingit Charlie Kirkist nagu mingist vihkajast, peab olema ka peas segane. See ei ole kus see vihkamine on, muidugi inimestel on erinevad arvamused asjade kohta. Mina asutun väga
väga suurte reservatsioonidega sellest, et inimene saab ennast nagu mutileerima mingisuguseid operatsioone. Ma olen isegi plastilise kirurgia vastane, eks ju. Mis te tahate, ma hakkaksin, kes, jah, see on väga, väga karm värk, mis nad teevad, eks ju. Ja see hormoonide võtmine elu lõpuni ja ei. Kunagi elus noorena üritasin võtta neid, mis on need beebipillid, jah. Mul õnnestus need 4 tükki ära võtta, enne kui ma otsustasin, et ma parem, ma ei tea, olen nõus kõige muu kui selle. See oli väga, väga kole kogemus, väga kole kogemus. Nii et ma rohkem elus pole kunagi ühtegi hormooni võtnud, kui need 4 tabletikest kunagi ammuses kauges minevikus. Ja ei kavatse ka rohkem ühtegi hormooni elus võtta. Ta ütleb mulle edamaamme ubade söömisest ja sojapiimajumist. Ja see on selles mõttes, et nemad on nagu elu lõpuni väga karmide värgi peal, eks, ja siis ma ei saa sellest aru, ütleme nii, aga samas selles mõttes ma saan aru, et see on nende elu, eks ju, ja nende keha ja nende otsus. Aga niikaua, kui nad ei eita teadust, eks ju, nad ei eita seda, et on 2 sugu, siis mul ei ole mitte mingit probleemi, mitte mingit, täiesti . Ja ma ütleksin, et väga meeldiv oleks mõne nendega, kas Buck Angel, kes väga huvitav ja meeldiv oleks maha istuda ja vestelda, väga huvitav isik. Elu ja mis tal on, ja mul oleks mingit probleemi. Aga siis nad rääkisid ka, et nüüd nende selles kogukonnas on see probleem, on küll probleem, et siin on tunginud, ütleme, isikuid, kellel ei ole seda soodusfooriat tegelikult, kellel on mingi muud asjad, kes ei ole tegelikult, transseksuaalid inimesed, aga väidavad on. Mitut liike on, näiteks, vanasti öeldud perverdid, eks, kes, kellel on igasugused fiiliad ja kellel meeldib riietused, vastasoo riietesse ja need on tavaliselt habemega naised ja muud sellised tegelased. Ja siis on need, kellel on mingi trauma, kas mingi elutrauma või mingi seksuaaltrauma või ühesõnaga mingi tõsine selline trauma ja selle tulemusel on soovisid oma kehas põgeneda. Nad ei taha oma kehas enam edasi elada, nad nagu teadvustavad, et see keha on nagu selle trauma üle elanud ja kui nad saaksid mingi teise keha, siis oleks traumaga asjad ühel pool. No kas on, see on eri küsimus. Ja nendega on sellised, ja see on tavaliselt need, kes on need naised, kes ennast meesteks tegema. Ja siis on ka selline igasugused sellised väga perverssed liikumised. Ütleme, kui sa isegi tahad plastilist kirurgiat teha, eks ju, siis sinu huvi peaks olema see, et sul ei oleks mingit arme eriti ja et see oleks nagu võimalikult ilusti tehtud, eks ju. Siis see tegelikult seal on mingid TikTokis videod, noored tüdrukud, kellel nagu lasevad meelega raiuda, nad on need rindu maha, kus on nagu suured armid ja uhkustavad nende armidega ja ei lase need nibus enam panna. See on niimoodi vaadata, hakkad oksele. See on absoluut oksele. Vaat. See maailma hullus, mis on, et see aitabki tegelikult, et kui käia ujumas ja niimoodi ja vaadata kõrvalvoolu ja see on seda paralleelsüsteemide tekke, et see ongi võib-olla see tänavase maailma selline fragmenteerumine ka, et jah, nii see on. Aga tänud sellegi eest, nagu öeldakse, et kui seda ka ei oleks, siis ei oleks midagi teha. Ja tegelikult see peavoolu maailm, tegelikult see taandub minu meelest väga suures osas tegelikult rahale. Et see, kes maksab, tellib muusika ja paljud, kes seda peavoolu, seda iba ajavad näiteks oma 7 miljonises soust ja millest kõigest, siis tegelikult teevad seda sellepärast, et sellest makstakse. Või on mingid karistused, kuskilt lõugatakse välja ja mingid rahas enam ei anta ja hakkad teist juttu on. Ja nad räägivad seda juttu, aga nad paljud tegelikult ei usu seda. Siis ongi selline võltsmaailm tekkinud, selline väga-väga võltsmaailm. Võib-olla see võltsmaailm tegelikult mingisugune alati olnud, aga ta on süvenenud. No nii, aga aeg on külm, ma tahan liikuda kuskile edasi. Nii, aga tänud kuulamast nagu ikka.